Järgnevalt räägime natukene sellest, millised on head töövõtted slaidi tiitlite lisamisel. Ehk kuidas seda kõige parem oleks teha. Ja ma olen siia teile näiteks võtnud täiesti uue esitluse, tühja esitluse. Ja vaikimisi reegel on siis selline, et kui te uue esitluse loote, siis esimene on tiitelslaid. Ja nüüd iga kord, kui ma lisan uue slaidi, võtan siit lisamine menüüs slaid, siis selle slaidile saab valida paigutust. Aga reeglina, ma korra klõpsan siit ka lahti paigutused, reeglina on enamus slaidide paigutustel, kui te siin ka vaatate, on üleval tiitel. Tiitel. Ja vaikimisi slaid, mida teile ka kohe pakutakse, ongi selline, kus on tiitel ja all on siis sisu. Nüüd hea võimalus siis tiitlite lisamiseks on selline, et klõpsates iga slaidi peale, teete nii, nagu siin ka paigutusjuhend ütleb, klõps sisse ja lisate tiitli. Näiteks LibreOffice esitlus. Klõpsan järgmise slaidi peale ja jälle tiitli lahtrisse, näiteks teemad, millest esitluses juttu tuleb. Ja selliselt, kui ma lisan kohe uusi slaide ja iga kord klõpsan siia tiitlisse, saan ma ka nii-öelda neid mugavalt lisada või ütleme, et see on niisugune klassikaline viis. Näiteks esimene teema slaid on LibreOffice kalk. Nüüd teine võimalus, ma nüüd korraks võtan siit täiesti uue esitluse, et oleks teile parem näidata. Teine võimalus on lülitada vaade liigendusvaateks. Ja siin te võite need esmased pealkirjad lihtsalt üksteise alla ära trükkida, mis iseenesest teeb selle töö kiiremaks. Näiteks siis LibreOffice esitlus. Ja nüüd kui ma panen enter ja tuleb uus rida, siis vaadake vasakule ilmub ka kohe uus slaid, millele minu järgmine trükitav tekst läheb tiitliks. Teemad, Libre kalk, Libre Writer ja nii edasi. Järgmine ja nii edasi. Ja kui ma nüüd vasakule vaatan, siis kõikides nendest tehti uus slaid. Et see on võib-olla selline, kui teil on tiitlid juba paigas, te teate, mis teema slaidid tulevad ja igal slaidil võiks ja peaks olema tiitel, mis selgitab või annab nii-öelda märksõnana märku, et aha, sellel slaidil tuleb juttu sellest, et oleks lihtsam teemat jälgida, siis võib-olla see olukord, kus teil on need juba tiitlid ette teada, on siin liigendusvaates seda mugavam teha. Ja kui ma lähen tagasi normaalvaatesse, siis siin on kõik nii nagu ikka. Ehk ma saan vasakult valida slaidi ja vaadata neid tiitleid ja lisada sisu.